Koopaklubi Cave Club. Mis uudist, kui sa just kivi all pole elanud. Teame, et paljud meie toredatest vaatajatest seda teevad ja austame seda. Siis teate, et eelajaloolist maailma on raputanud uus võidusõiduhullus. Koopakart. Lähme otsepildist tänaste võidusõitjate ja minu kaassaatejuhi Tella juurde. Aitäh, Sleit. Kellega te räägite? Fernessa, räägi, mis on sinu tänane võidustrateegia? Sõita kiiremini kui teised. Saatanlik plaan. Amberly, ütle meie vaatajatele. Siin pole kedagi peale. Kuidas sa võita kavatsed? Eks vist samuti nagu Fernessa. Sõidan kiiremini kui teised. Pole eriti originaalne vastus. See on võistlus, niimoodi ju. Õnn kaasa, liigume edasi. Lorelai, kuidas sina plaanid võidu koju tuua? Noh, Tella esiteks. Tead, ma tahan kõiki oma fänne tänada. Kõiki Roraliite nende toetuse ja armastuse eest. Kuigi mu konkurendid on võistluse jaoks sõidukid valmistanud, kasutan mina kõigi aegade parimat sõidukit, inimkeha. Kasutades oma kaslaslikku kiirust ja kauneid juukseid ei saa ma mingil juhul kaotada. Sauruse pärane, sõna sulle, Sleit. Aitäh, Tella. Pole tänu väärt, Sleit. Nagu fännid teavad, võistlevad meie koopakaardisõitjad rajal täis nõkse ja lõkse. Esimene, kes raja lõppu jõuab, saab suure auhinna. Tella, räägi neile, millega tegu. Võitja saab eluaegse varu laike. Tahan neid laike täiega. Olgu, aeg on käes. Ma loen 3-ni. 1, 2, 3. Läks! Sealt nad läksid. Amberly asub kiiresti juhtima oma jalgade juhul töötava masinaga, millel tema sõnutsi küljes rattad. Mina isiklikult arvan, et rattad kõlab tobedalt. Eelistan nime ringid teevad keeru-keeru. Olen täiesti nõus, Tella. Vaata, nad jõuavad esimese mäeni. Olgu. See on palju raskem kui otse sõita. Amberly hoog raugeb. Kas ta jõuab üles? Ma vist suudan. Ma eksisin. Tundub, et Amberlyga on kõik. Ja see polnud isegi üks lõksudest, vaid lihtsalt gravitatsioon. Gravitatsioon, inimese suurim vaenlane. Kuid inimese suurim vaenlane tundub olevat teise koopakaardisõitja parim sõber ja Fernessa asub juhtima. Nad jõuavad kerge vaevaga mäest üles. Aga kas nad suudavad vältida hukatuse auku? Nalja tegin, seal pole tegelikult hukatus, ainult muld. Fernessa sõidab oskuslikult ümber augu ja Lorelai lihtsalt hüppab sellest üle. Neil õnnestus füüsilisi õnnetusi vältida. Kuid kas neil õnnestub vältida ka füüsilisi ahvatlusi? Kuulge. Te peate keskenduma. Ja keegi ei kuule mind. Lisake mulle ka õun. Tundub, et Fernessa on võistlusest väljas. Vähemalt seni, kuni söögiaeg läbi saab. Nüüd on jäänud ainult Lorelai. Kui ta suudab edukalt viimaseid nõkse ja lõkse vältida, kuulub eluaegne varu laike talle. Ma saan need laikid. Oh ei, kuidas Lorelai sealt mööda pääseb? Banaan, suur asi. Ma söön banaane hommikusöögiks, sõna otseses mõttes. Hiiglaslik või mitte, jooksen sellest otse üle ja meeldimiste armastavasse ja ootavasse embusse. Jätke nüüd. Olen banaanikokteilist kuulnud, aga mitte banaanikoperdusest. Usu mind, see nali on tulevikus väga keskmiselt naljakas. Igatahes tundub, et tänast võistlust ei võitnud keegi, aga kõigil oli lõbus. Ja kas lõbutsemine pole sama nagu võitmine? Ei! Niisiis, öelge, kas tuleviku inimesed teevad pidevalt selliseid asju? Jah, aga selleks kasutatakse võlukaste, mis on täis videomänge sellistes asjades nagu TV-d. Kõlab imelikult. Mis need laikid on? Kuidas nad töötavad? Ma näitan sulle. Like, sa meeldid mulle. Küll on tore. Jah, tulevikus inimesed armastavad laike. Nõnda. Ja selle eest, et te nii tublid olite. Like, sa meeldid mulle. Like, sa meeldid mulle. Like, sa meeldid mulle. Yes, ma teadsin, et saan need likeid kätte. Cave Club, koopaklubi.
Pelti sai Nicole Õvensoo, luges Doris Tislo.